Kallis Kristuse kogudus, armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks Danieli raamatu 12. peatükist salmid 1-3. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millest ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad. Ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Siis paistavad mõistlikud nagu taeva laotuse hilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed ikka ja igavesti. Aamen. Mul on privileeg 3. aasta järjest pidada igaviku pühapäeva jutlust. Kui nüüd päriselt aus olla, siis kui Tiina Eerika kirjutas külalisjutluste kohta, ma isegi ei vastanud ja nõustusin alles hiljem, kui kõik teised jutlusajad olid juba paika pandud ja oli vaja kedagi novembriks, nii et ma ise ei tahtnud seda teha, et lihtsalt juhtub nii. Aga põhjus on ka lihtne. Mind sai alati tulla kuulama kuu viimasel pühapäeval ingliskeelsel teenistusel. Ingliskeelsed teenistused on sama tähtis osa meie koguduse elust kui ka eestikeelsed. Aga täna jutlusealune tekst, mis pärineb Danieli raamatust, on natukene raske. Ma juba ammu ei tegele piibliteadustega professionaalselt, kuigi kunagi oli soov minna seda magistrisse õppima Sheffieldi ülikooli. Tänane lugemine aga pani mind korralikult kommentaare lugema. Ma tahan illustreerida teile, miks teaduslik piibli lugemine ei ole alati kasulik ega vajalik. Ma pean silmas just objektiivset teadmist piibli tekstist. Minu teadusseire jooksul selgus, et peatükid 8-12 pärinevad teisest sajandist enne Kristust, kuigi raamat ise väidab olla kirjutatud kirjeldades sündmuseid, mis toimuvad 4 sajandit varem. Meile lugemises presenteeritud salmid seega peaks tõlgendama makabealaste sõjalise ülestõusu kontekstis, ehk siis nii viimsed ajad kui ka nii-öelda päästmine on poliitiline ja ennustab mingisugust vabastusliikumist juudi rahva kontekstis. Veel mõned faktid. Siin tekstis on ette antud meile ainus üldiselt aktsepteeritud vide ülestõusmisele Hebrea piiblis. Kuid samal ajal Danieli autor ei mõtle universaalset ülestõusmist, vaid ainult pühakute ülestõusmist. Lisaks Martin Luther paigutab Danieli raamatus kogu eelneva diskussiooni antikristusest tema enda võitluse Rooma paavsti vastu, kus paavst ongi antikristus ja meie lugemises mainitud peaingel Miikael viitab võidule paavsti üle. Ja et olla veelgi akadeemilisem, minu teadusliku allikaks on John Collinsi 1993. aasta A Commentary on the Book of Daniel avaldatud Fortress Pressi poolt Minneapolises. Mul ei ole selle raamatu, selle kommentaari ja selle teadusliku informatsiooni vastu midagi. See on päriselt hea piibli kommentaar, mida võin ka teile soovitada lugeda. Aga parasjagu paneb see küsima, so what? Mis siis? Kuidas see info aitab mul elada oma elu kristlasena? Ma olen ka eelmistel jutlustel maininud, et jutlus ei ole loeng ja jutlustaja ei ole loengu pidaja. Teoloogilisteks ja piibliteaduslikeks loenguteks on oma aeg ja koht ka koguduse elus. Aga jutlus ega ka usuteaduskonna külalisjutlus ei ole see koht. Tõeline teoloogia ei ole ajaloolise kriitilise meetodi järgija, vaid meenutades püha Pontose Evagriost, tõeline teoloogia on palvetamine. Jutluses peale igasugust teoloogilist, ajaloolist, kriitilist reflektsiooni peab järgnema küsimus, mis on meie teksti evangeeliumlik kerigma ehk kuulutus.
Mis on see evangeelium? See rõõmusõnum, see kuulutus Jeesuse elust, surmast ja ülestõusmisest ja meile lubatud päästmisest, mida iga kristlane on kohustatud minema ja kuulutama maailma. Tänased igaviku pühapäeva lugemised meenutavad meile, et üks päev tuleb lõpp ja siis tuleb aruandlus. Meile ei ole lubatud, et maailm kestab igavesti. Meile ei ole lubatud, et inimkond kestab igavesti. Meile ei ole lubatud, et maailma ressursid kestavad igavesti. Üks päev tuleb lõpp, surm. Meile aga lubatud on, et armastus on tugev nagu surm. Ülemlaul 8:6. Täna tähistab kristlik katoolne kirik kuningas Kristuse püha. Ei ole niisama juhus, et see püha langeb igaviku pühapäevale. Kui see püha oli esmakordselt kehtestatud, siis tähistamine langes kõikide pühakute päeva eelnevale pühapäevale. Rooma katoliku kiriku 1969. aasta liturgiline reform aga liigutas seda pühat kirikuaasta viimasele pühapäevale, sellega rõhutades, et Jeesus Kristus, kuningas, on meie maise rändamise sihtpunkt. Just läbi seda keskpunkti, kuningas Jeesus Kristuse läbi, ma kutsun teid läheneda nii igaviku pühapäevale kui ka meie tänase kirjakohale, mis ennustab lõppu. Sest see lõpp ei ole midagi, mida me peaks kartma, vaid me peame elama selle lõpu ootuses, sest seal ootab meid Jeesus Kristus. Meie tänane evangeeliumi lugemine kirjeldab meile, missugune kuningas on Jeesus ja milline on ta kuningriik. Jeesus ei ole türann, kes kohustab kõike teda kumardama ja saadab hukatusse neid, kes nii ei tee. Jeesus ei ole ahne, ta ei otsi kulda ega jõukust. Jeesus ei ole valitseja nagu Vladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, aga ega ka Joe Biden, Volodymyr Zelenski, kuningas Charles III või peaminister Kristen Michal. Jeesus on täiesti teistsugune kuningas. Me kuulsime evangeeliumist ja ma loen uuesti. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. See on Jeesuse kuninglikkus. Mitte uhked paleed või võim, vaid olla näljane, janune, kodutu, alasti, haige, vangistatud. Ma veel julgelt lisaks represseeritud, ühiskonnas rõhutud ja marginaliseeritud, olgu see Ukraina sõjapõgenik, abordi tegev naine, palestiinlasest tsiviilisik, toidupanga külastaja, LGBT+ liige ja kõik teised, keda Jumal teab, kuigi meie ei pruugi teada. Me näeme kuningat Kristust nendes inimestes. Me teenime kuningat Kristus teenides neid inimesi. Siin Eestimaal, võttes vastu neid, kes on ühiskonna, aga tihtipeale just Eesti peavoolu kristliku kogukonna poolt hüljatud, oma koguduse keskme, me võtame vastu kuningat Kristust endast. Danieli raamatu lugemine ütleb meile, et tuleb kitsikuse aeg, millal päästetakse rahvas. Kitsikuse aeg heebrea keeles etsarah on hädade ja viletsuse aeg. Evangelikaalsetele ja fundamentalistlikutele kristlastele meeldib tõlgendada igasugused maailma sõjad ja katastroofid nagu COVID-pandeemia, sõda Ukrainas ja muu sarnane kui märgist viimsetest päevadest. Loosungina
on kasutatud Jeesuse sõnad, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Matteuse evangeelium 4:17. Unustades, et kristlik kirik alati elas juba viimsetes päevades. Sest Jeesus ei kutsu meile parandusele tulevikus, vaid taevariik oli lähedal juba Jeesuse enda ajal. Taevariik, mis saabus tema ristisurma ja ülestõusmisega ja milles me oleme igas armulauas juba kaasosalised. Tõlgendades Danieli raamatu kirja kohta tänase evangeeliumi lugemise kaudu, me ei pea kartlikult mõtlema kitsikuse peale, vaid rõõmuga seda vastu võtma, sest selles ilmutab meile end kuningas Kristus. Ja mõelge näiteks meie koguduse peale selle aasta suure reede ristikäigu kontekstis. Evangeelse, katoolse ja apostliku kiriku keskmel on risti löödud ja surmast üles tõusnud Jeesus Kristus. Iga koguduse keskel, iga kristlase elu keskel on risti löödud ja surmast üles tõusnud Jeesus Krist. Sest tema sees me elame ja liigume ja oleme, ütleb apostel Paulus ateenlastele. Kogu meie elu peab olema orienteeritud Jeesuse Kristusele ja olema vaadeldud Kristuse surma ja ülestõusmise kaudu. Just sellepärast on meie ja paljudes muudes kirikutes keskmes kohas altar, et juhtida meie tähelepanu tema ohvrile. Sellel esmaspäeval bussisõidul Tallinna oli mul plaanis alustada selle jutluse kirjutamist. Kui ma jõudsin oma istekohale, avastasin aga juhuslikult oma tuttavat istumas mu kõrval. Ta küsis, kas ma ikka veel pean teenistusi Tartu Jaanis. Ja sellest algas meie 2,5 tundi pikk vestlus elust ja Jumalast. Mu tuttav, kes kasvas üles Kesk-Ameerikas konservatiivses protestantlikus peres, jagas minuga oma usulist teekonda, kuidas ta armastas Jeesust, kuidas teismelisena sai aru, et ta on homoseksuaal ja võitles aastaid iseendaga, arvates, et see on jumalapoolne katsumus tema usule. Mu tuttav ei ole enam kristlane. Tema vaimne tervis ja üldine heaolu sai kannatada sellest võitlusest iseenda vastu, mis oli tingitud toksilisest seksuaalteoloogiast. Lisaks sellele me pikalt vestlesime Jeesuse sõnumist kapitalistlikus maailmas ja mida Rooma katoliku kirik nimetab Jeesuse eelistatud valik vaeste suunas. Meie vestluse lõpuks ta tõdes, et tahaks olla kristlane, aga ta ei taha olla silmakirjalik. Ta võttis tõsiselt Jeesuse sõnad jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnege mulle. Matteuse 16:24. Mu tuttav tunnistas end enesekeskseks inimeseks, kes tahab elada ja nautida oma elu, samas aru, et kristlik usk nõuab meilt palju rohkemat. Paradoksiliselt, nagu see ka ei kõlaks, aga just see tunnistamine, et ma olen enesekeskne ja samal ajal tunnistamine, et Kristus nõuab minust rohkemat, on meeleparanduse algus. Mis on see, mida Jeesus meilt nõuab? Ta nõuab meilt kõike. Ta nõuab meilt täielikku eneseohverdust enda risti võtmisega. Kallis kuulaja, kui see kõlab raske, kui see kõlab võimatu, siis ära kurvasta ja ära kaota lootust, vaimu ega julgust. Jeesus ütleb, armasta Isandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimeest nagu iseennast. Neis 2 käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Matteuse 22:37-40. Kõik, mida Jeesus meist nõuab, on täidetud meie armastuses Jumala ja meie ligimese vastu. Tuleb lõpp, tuleb surm,
tuleb aruandlus. Aga meie suureks õnneks on meil juba homme võimalus näidata seda armastuse vili meie koguduse keskel, tulles kiriku talgutele. Nii lihtne see ongi. Aamen.